tere! Täna me teeme sellise roboti, mis sõidab, kuni sa näeb, et midagi on tema ees. Siis ta tagurdab, pöörab ja sõidab edasi. Selleks me kasutame esiteks sellist kasti, mis korrutab oma sees olevat tegevust, kuni mingi asi juhtub. Seda tingimust saab muuta. Nii, nüüd me võtame mootori, millega me siis liigume edasi. Ja me võtame jõudu natukene vähemaks, et see liiga kiiresti ei liiguks. Siis võtame tingimuseks, et see lõpetaks kordamise sellise asja nimega ultrasoonik andur. Ja sealt saab valida parameetreid, et millal see peatub või lõpetab teatud tegevuse. Me valisime selleks 10 sentimeetrit, et see liiga lähedal ei läheks millegile. Siis me võtame veel ühe kordusploki selleks, et järgmine tegevus ei lõppeks, kui see on tehtud, vaid et kogu tegevus korrutaks ennast, kuni sa selle ise peatad. Siis võtame veel ühe mootori ja paneme selle sinna sisse, et see tagurdaks. Selle jaoks me peame võimsuse panema miinusesse. Siis me võtame veel ühe mootori, et pöörata. Sinna me paneme ühe mootori jaoks 0 võimsuseks ja teisele 50. Neid võite ise muuta, kuni üks on 0 peal, muidu see ei pööra. Siis selleks, et see kogu aeg samat moodi ei pööraks, võtame me sellise asja, mis valib suvalise numbri sel juhul 1 ja 3 vahel ja siis paneb selle pöörete arvuks. Veel on olemas selline kastike, mis teeb niimoodi, et kui mingi tingimus on tõene, siis see teeb ühte asja, aga kui ei ole, teeb midagi muud. Praegusel juhul me panime roboti genereerima iga kord, kui sa programmi alustad, ühe suvalise arvu 1 ja 2 vahel. Kui sa valib 1, ütleb robot oma ekraanil miinus, kui 2 ütleb pluss. Veel saab teha sellega näiteks niimoodi, et kui roboti värviandur tuvastab näiteks punase, teeb robot midagi. Näiteks ütleb oma ekraanil punase. Aga kui ei juhtu seda, siis teeb midagi muud.